Number 2 või teine teema või teine osa. Not. On kellelgi ideid, mis asi on not? Ei, eitus. Vastand jaale. Täitsa õigus. Meil on tõene väärtus, mis on 1 ja meil on väär, ehk siis valeväärtus 0. Siit kogu meie süsteem hakkab üldse pihta. Ehk siis 5 minutit tagasi rääkisime, digitaalsignaal koosneb 1 ja 0. Ja seda me ka, see vist isegi samasugune nii-öelda slaid, mis oli. Nii, aga alguses meil oli üldse 3 suuremat asja. 1 oli not ja siis oli and ja oli or. Ja inimesed nii-öelda, küsimus teile, miks need 3 asja olid siis nii-öelda esimeses järgus välja mõeldud? Ehk siis, jah, et oli kõige suurem nii-öelda vajadus nende järgi. Ehk siis antud juhul nii-öelda not pöörab signaali ümber. Ehk siis, kui sisendis on 1, väljundis on 0 ja siis vastupidi, kui sisendis on 0, siis väljundis on 1. Siin on parem tabel. Ehk siis antud juhul A markeering on see sisend ja X markeering on see väljund. Ehk siis neid markeeringuid saab muuta. Jala peal on arvatavasti mingisugused numbrid, sõltuvad siis nii-öelda, kus ta on. Ja see ülemine screenshot on erinevalt nii-öelda tähistatakse, aga see nii-öelda and-märk võiks nii-öelda anda teile esimese suuna. Kui seda ei ole, siis sihuke pool kaardu. Ma ei tea, kas see on nagu loogiline teie jaoks. Ehk siis, kui mõlemad nii-öelda sisendsignaalid on, siis laseb läbi nii-öelda. Kui ühte neist ei ole, siis lihtsalt ei lase läbi. Ehk siis, kui te panete 2 lühitit järjestikku, siis saategi nii-öelda and funktsiooni. Nii, see pilt on natuke parem. Siin võib olla pöörake tähelepanu selle tabelile, mis on siin lõpus. Näete, meil on 2 sisendit ja siis on juba 4 erinevat kombinatsiooni. Ja nagu näete, see viimane, kui on mõlemad nii-öelda ühed, alles siis laseb läbi enda nii-öelda signaali edasi. Ja nüüd sama põhimõttega on ka see, ehk kui vähemalt ühte signaali ei ole, antud juhul 1/5, siis signaal edasi ei lähe. And siis nii-öelda korrutus, et kui te korrutate ükskõik mis numbrit nii-öelda 0-ga läbi, siis väljundis on 0. Et igav ei oleks, siis näete, kui on 5 sisendit, siis on nii palju erinevaid kombinatsioone. Ja siis alles viimane töötab. Kõik ülejäänud on siis nii-öelda 0. Lihtne. Veel meelde ette. And ja not annavad kokku NAND. Ehk siis, kui te panete andile noti otsa, siis saate NANDi. See on siis nii-öelda pikk versioon ja see on siis lühike versioon. Ja siit te panete tähele, et on sihuke ring siia tekkinud. Signaalide tabel on siis selline, et kui sisendid mõlemad on olemas, siis väljundis on 0. Kõik muud funktsioonid, kõik muud kombinatsioonid annavad siis 1. See ring annab teile nii-öelda esimese vihje, mis element see on. Nii, lähme edasi.